tere ilusat suvepäeva kõikidele ka minu ja Sotsiaalministeeriumi poolt, et rõõm teiega jälle kohtuda. Mäletan, eelmine aasta olime seal Viimsi kandis kuskil siis. See oli suvekool, jah. Suvekool, jah. No ma ei tea, tundus olevat enam-vähem samane olustik õues, et oli soe ja päikseline. Ja meeldiv teiega kindlasti kohtuda jälle. Nüüd heaolu arengukavast, et arengukavad on sellised asjad, mida ministeeriumid ikka armastavad teha, et neid me nüüd siis heaolu arengukava kontekstis peame pikendama ja vaatame siis üle, et mis see senine olukord olnud on ja millised sihid või siis ka teemad vääriksid ära mainimist heaolu arengukava siis kirjeldustes ja probleemikirjeldustes ja selle protsessiga oleme sellel aastal peale hakanud. Nüüd heaolu arengukava või arengukava üleüldse on vajalik selleks, et oleks valdkonnal eesmärgid selged, ka laiem avalikuks saaks aru, mis need eesmärgid on. Iga siis ütleme sellise programmiga detailsemalt tuleb juba sinna juurde ka arengukava programm, kus on selgelt olemas ülevaade sellest, millised on rahalised vahendid. Mitte iga idee jaoks alati ei ole väga suuri summasid ette nähtud, aga programmi tasandil nende uuendamine toimub iga aasta ja pikendame siis riigieelarve strateegia raames, nii et see ei tähenda seda, et kui seal ka alguses võib-olla ei ole ka väga suuri investeeringuid ühte või teise nagu teemasse, et seda aja jooksul ei võiks tekkida. Ja loomulikult on erinevaid arengukavasid vaja ka selleks, et Euroopa Liidu struktuuri vahendeid siis kavandada ja suunata, et see on ka üks eeltingimus, et riigil on olemas arengustrateegiad ennem kui minnakse siis Euroopa Liidu struktuuri vahendeid arengutõukeks kasutama. Nüüd tulles nende teemade valdkondade juurde, siis natukene on see fookus või ütleme ulatus siis pigem isegi muutunud, sest erinevate siis viimase aja muudatuste tulemusena on Sotsiaalministeeriumi selline koordinatsiooni ülesanne ka rahvastikupoliitikas näiteks. Varasemalt oli rahvastikuminister Siseministeeriumi juures, see oli 2 ministrit. Ja uue valitsuse tulekuga siis selline perede teema ja rahvastiku teema koordinatsioon liikus Sotsiaalministeeriumisse sotsiaalkaitseministri alluvusse tagasi. Sellest ka natukene edaspidi räägin. Siis endiselt on küsimus ebavõrdsuses vaesuses ja selle vähendamises. Sooline võrdsus, suurem sotsiaalne kaasatus, võrdne kohtlemine, ohvriabi teemad, tööhõive, kogu tööelu puudutav. Ka siin tööelu all me näeme ka tegelikult seotunes kogu pensionipoliitikat, laste perede heaolu tervikuna siis samuti, et see on siis ütleme, mille üle need arutelud praegusel hetkel erinevates töörühmades käivad. Ajakava juurde tulen ka natukene hiljem tagasi, aga meenutuseks võib-olla siis seda, et siin on üks selline pilt, et tegelikult üks selliseid kandvaid siis eesmärke on tegeleda selle murega, mis seondub vaesusega, vaesuse vähendamisega ja heaolu arengukava üks sellise katusindikaator, et seda puudutab lisaks tööhõivele. Nüüd me näeme siin, meil on 2 mõõdikut kasutusel, et selline suhteline vaesus, mis tegelikult näitab meile ju sellist ebavõrdsust, et ütleme, et sissetulekute ebavõrdsust rohkem käitub ühtemoodi ja teine on see absoluutne vaesus, et inimesed, kes siis on siis puuduses, mitte et küsimus ei ole selles, et kas nende sissetulekud tohutult erinevad, siis siin me näeme, et kriisiaegadel see absoluutse vaesuse määra näitaja peegeldab olukorda meie jaoks adekvaatsemalt. Et võiks öelda seda, et kui on sellised kriisid ja see eelmine majanduskriis näitaks kergelt seda, et kui on kriisid, et siis justkui vaesuse olukord riigis läheb tervikuna paremaks, kui me vaataksime ainult suhtelise vaesuse näitajaid. See paradoks on selles, et ka ülemise otsa siis sissetulekud lähenevad üksteisele, niimoodi, need lõhed ei ole nii suured enam. Aga tegelikkuses me peame vaatama ka teisi näitajaid, siin peame vaatama, et kellel on tegelikult raske ja absoluutse vaesuse näitaja annab siis seda pilti meile siin ette, kuhu neid meetmeid peaks panema. Ja me vaatame ka siis omakorda seda vaesuse piiri ja kuidas muutuvad siis sissetulekute mediaanid ja sellest lähtuvalt siis planeerime ka erinevaid sotsiaalpoliitika samme. Ja ennem siin kõlas juba, et
vaesuse probleemid on ka erinevatele ühiskonnagruppidele, inimeste gruppidele nii-öelda nagu mõjuvad võib-olla erinevalt, ütleme siis nii. Et meil on siin väga palju nagu nii-öelda detaili veel sees, et me peame vaatama vanemaealiste vaesust, tööealiste laste vaesust, see on selline suurem pilt, aga kui me läheme sinna vanemaealiste vaesusse näiteks, siis teada-tuntud on ju ka see, et kui üksikud naised siis nii-öelda kipuvad olema suuremas vaesusriskis, kui nad on väga vanas eas, selle tõttu, et mehed ei kipu nii kaua kõrval püsima ja teine, nagu ütleme, ka oluline küsimus, millega teie ju iga päev tegelete, on see, et ka see hõivatus on tihtipeale nendel elualadel, kus võib-olla, mitte võib-olla, vaid ütleme, et kus on üsna tõenäoline, et see pensionitase on nagu madalam, mis omakorda tähendab seda, et seal jällegi riik peab vaatama nagu väga selgelt, et milliseid poliitikaid rakendada selleks, et tulevikus ütleme kõikidel siis nii meestel, naistel oleks need tingimused ja materiaalne kindlustatus üle elukaare võimalikult hästi tagatud. Nüüd sooline palgalõhe, et kui siin nii vaadata, et siis nagu võiks öelda seda, et probleem peaaegu et lahenenud, et kõik on ilusti langvas joones, et see on Statistikaameti siis nii-öelda põhjal tehtud, aga kui vaadata seda alumist tulpa ikkagi, ütleme, mis meeste ja naiste nagu erisused on, mina ütleksin ikkagi märkimisväärsed, et ei ole siin see pilt nii hea sugugi. Soolise palgalõhe temaatikas on nagu see, et kogu aeg fookuses minu arvates nagu ma meenutan nagu seda aega, et ega ma ei saa ju öelda, et ma olen võrreldava kogemusega selles teemas teiega siin, et teie olete pikaajalised eksperdid, teate sellest kõike nagu nii-öelda rohkem ja meil siin Kätlin on, kes mind harib ikka aeg-ajalt jälle tuletab asju meelde, väga vajalik ja tegevus, aga kui ma meenutan siis nii-öelda 8 aastat tagasi kuskil või 7,5 aastat tagasi, kui ma asusin asekantsleri ametisse, siis me veel kohtasin üsna sageli ka sellist arutelu, et mis asi see on, et kas üldse olemas on, et see on mingi pseudo asi, et mida te olete välja mõelnud, et seda ka Eesti otsustajate seas kõlas nagu üsna sagedasti, et see oli mulle nagu kergelt nagu üllatus. Täna mul on tunne, et või vähemasti mina enam ei kohtu selliste vaidlustega väga sageli, ütleb siis niimoodi, et nüüd nagu saadakse aru, et see on nii-öelda mõõdik ja nii edasi, et seda sellist nagu nii-öelda arutelu ei ole mul enam ammu tekkinud. Küll aga nii-öelda siis on need teised argumendid nii-öelda nimetagem neid siis võib-olla rohkem nagu nii-öelda selle sisusse minevateks argumentideks, et kui palju see on vaba tahe ja nii edasi. Et siin tükk tööd on teha, tahan ma öelda sellega, et see päris tähelepanuta jääda nagu ei saa ja paraku tundub mulle, et see muutus on ikkagi sellise väga nagu sellise pika vinnaga ja väga raske nagu tulema. Nii et siin on vaja meil kindlasti pingutada, et selles näitajas nagu saada edasi. Nüüd, kui me räägime inimeste heaolust, et siis tegelikult on ju nii, et igaüks mõistab selle ajal täpselt seda, mida ta mõistab. Et heaolu on selline küllalt subjektiivne mõiste ühelt poolt, teistpidi riigi poole pealt vaadates ütleme, et kui me vaatame vaesust või midagi sellist, mis siis heaolu ei ole, et see on nagu väga selgelt mõõdetav jällegi. Aga subjektiivsust on siin palju. Nüüd me oleme arutanud siiamaani erinevates ka töörühmades ja ministeeriumis endas seda arengukava siis fookuseid, siis me oleme jõudnud nagu sinna, et kuna see arengukava ulatub siis nii-öelda üle kogu inimese elukaare, sünnist kuni surmani, siis Sotsiaalministeeriumil on tohutu palju erinevaid nagu nii-öelda tegevusi seal, siis esimene võiks olla nii, et selline, kui me saame öelda, et on olemas keskmine inimene, et siis inimene üldiselt võiks nii-öelda sünnist kuni nii-öelda siis elu lõpuni nagu nii-öelda oma teekonda sujuvalt ja takistuseta nagu käia, ilma et ta nagu tunneks, et kuskil tekivad mingisugused sellised jõnksud nagu nii-öelda süsteemi sisse, kui ta vajab ka mingit toetust või abi või siis mingisuguseid teenuseid, nii-öelda avalikke teenuseid. Veel parem oleks see, kui ta üldse neid ei vajaks, aga loomulikult see sujuvus üle elukaare oleks. Siin on meil päris palju väljakatseid ja sotsiaalvaldkonnas ka. Nüüd laste puhul on see, et unistatakse seda, et ma isegi ei tea, kas unistatakse, aga see retoorika on selline, et mida tihtipeale kuuleme, et igal naisel peab olema 3 last. Et see on nagu selles mõttes riiklikult tähtsad küsimus ja
ja sellele on, noh, te tõenäoliselt leiate seda nagu valimiskampaaniates alati seda, et kuidas siis nii-öelda panna naisi rohkem sünnitama, et siin on nii demograafid kui ka poliitikud ja kõik on eksperdid. Et trend jälle, noh, mida me näeme ju on see, et nii lihtsalt see tõenäoliselt nagu ikkagi ei lähe, et siin on omad nagu nii-öelda teised nagu nii-öelda argumendid ka juures ja üldiselt on see selline kergelt nagu vastuvoolu ujumine nagu meie nagu nii-öelda kultuuriruumis ja ühiskonnas. Ja no, ütleme niimoodi, et seda debatti peetakse tõenäoliselt nagu edasi, küll aga me vaatame nagu selle laste ja perede poliitika puhul nagu seda rohkem võib-olla selles heaolu arengukavas või vähemasti meile selline mõte on, et kui see laps nüüd ikkagi sünnib ja laps nagu nii-öelda siis siia ilma tuleb, et siis kui palju me neid nagu lapseeas juba ära kaotame nii-öelda. Et meil paraku on ikkagi nii, et meil noh, võib-olla see abi ei jõua alati õigesti, vanemad ei oska alati piisavalt ja siis noh, võib-olla mõned probleemid nagu laseme liiga nagu nii-öelda tõsiseks ka. Mis noh, põhimõtteliselt tähendab seda, et mitte kõik lapsed ei jõua harituna, iseseisvana, tervena, täiskasvanu ikka. Ja noh, see oleks meile jõukohane väljakutse, et me nagu seda ei tolereeri. Et me suudame maast madalast nii-öelda ära tunda need olukorrad ja pakkuda sinna neid meetmeid juurde, et noh, jõuda siis nagu sinna, et täiskasvanu ikka nagu nii-öelda jõuaksid need lapsed nagu nii-öelda tervemana, igas mõttes tervemana, mitte ainult füüsilise tervisena, vaid ka vaimselt ja muidu ja saaksid ka oskused kätte, et nad kukuks koolist välja, et nad suudaksid pered nendega hakkama saada, kui pered hakkama ei saa, et tuleks kohe võtta mingisugune parem alternatiiv ja et me seal nagu nii-öelda jokutaks nende valikutega. Nüüd, no siin on alati heaolu arengukava, kuna ta puudutab sotsiaal- ja tööelu väga tugevalt, siis noh, küsimus on alati see, et millal siis peaks sekkuma, et kus maal see vaba tahe inimesel nagu algab ja lõpeb. Et noh, ühelt poolt, kui inimene on iseseisev, teistele kahju ei tee, siis noh, ütleme suures plaanis võiks ju mitte taga nii-öelda torkida teda. Et seda aitavad erinevad universaalsed toetused sellised, kus nagu nii-öelda inimese võib-olla eripära keegi ei arvesta, keegi vaatagi. Aga on ka neid olukordi, kus me võib-olla peaksime nagu vaatama siis, et kus me saame nagu nii-öelda rohkem võib-olla minna nagu appi, et noh, siin mingid kaasused olid, mis minule eelmisest aastast nagu hinge jäid, oli üks oli selline, see oli see Põltsamaa valla nagu koopamehe teema nagu nii-öelda, mis kuidagi läks hästi nõmedalt nagu liikvele, et selline iseenesest on halb sellist silte kokku panna, külge panna inimestele. Aga noh, minu jaoks oli see mure võib-olla koht oli seal see, et mis ma küsisin ja arutasin ka sotsiaaltöötajatega koha pealt, et kuivõrd siis nii-öelda, noh, kas me tundsime selle hetke ära ja et kus see noh, nii-öelda abivajadus nagu süvenes nii, et ütleme selline vaba valiku, et inimene ise elab niimoodi, nagu ta elab parasjagu, et see tegelikult on talle endale juba päris ohtlik. Et noh, täna on see probleem lahenenud, ma tean nii-öelda, et inimene saab talle vajalikku tuge ja asju mujal, ei pea oma selle varemetes elama, aga need hetked on nagu need, et mis siis nagu nii-öelda sunnivad ka küsima, et kas me suudame selles süsteemis või riigi poolt nagu ära tunda need, kus nagu tegelikult asi läheb väga kriitiliseks. Nüüd, aga üldiselt jah, me peame toetama sellist ise tarku valikuid tegevaid inimesi ja püüdma nagu nii-öelda võimalikult vähe siis nii-öelda nagu üle kirjutada inimeste otsuseid. On see meie nagu nii-öelda arutelu kokkuvõte. Väärtused, inimväärikus, õigus teha ise valikuid, ise hakkama saada. Me tahaksime juurde tuua heaolu arengukavasse ka selle dimensiooni, et kuidas me panustame keskkonna eesmärkidesse, nii-öelda roheline sotsiaalvaldkonda, nii et sellest räägitakse aina rohkem, aga meil väga praktilisi selliseid häid mõtteid võib-olla ellu viidud ei ole, kui just mitte rääkides mingi taristu nii-öelda nagu rohelisemaks tegemine. Kaasav keskkond ja loomulikult säästlikkus, et noh, me ka vaatame siin seda heaolu arengukavas, et me ei kompenseeriks nende teiste valdkondade puudujääke sotsiaalteenustega näiteks, vaid me püüaksime teha ennetavalt koos. Üks selliseid häid näiteid siin on ligipääsetavus näiteks. Et noh, on ju valida, et kas me koduhooldustöötaja või kellegi teise abiga nii-öelda nagu aitame inimesi treppidest alla või me nagu töötame selle nimel, et uutes korterelamutes ei oleks ilma liftita nii-öelda siis korruseid.
täna on nii-öelda 3 korrust ilma liftita lubatud, et saime 1 korruse võrra allapoole selles reeglistikus. Aga noh, samamoodi on tänavate ja kõikide muude asjadega, ainult ei ole küsimus ju füüsilises, küsimus on ka selles, et kas me saame internetikeskkonnas ligi, et noh, me teame ka siin neid selliseid äpardusi, mis on olnud nii Sotsiaalministeeriumil, et pimedatele ei olnud võimalik siis nii-öelda digi- või e-tervises nii-öelda nagu saada neid lahendusi ja aegu broneerida või siis digi allkirjastamisel oli probleeme mingi versiooni uuendusega, et pimedad järsku ei saanud enam kasutada digi allkirja. Et selliseid äpardusi nagu juhtub ja selleks, et see paremini saaks lahendatud, et on see ligipääsetuse rakkerühm oma tööga lõpule jõudnud ja oma raportit ilmutamas ning valitsus arutab seda ja heaolu arengukava peab siis selle koordinatsiooniga nagu ette nägema. Samamoodi me peaksime tegelema siis transpordisüsteemi teemadega transpordisüsteemis, mitte nagu püüdma siis luua eraldi skeeme sotsiaaltranspordiks või mingiks muuks transpordiks. Nii et see heaolu ja ütleme Sotsiaalministeeriumi teemades ka sooline võrdõiguslikkus kuulub sinna minu arust sinna alla. On nagu oluline, et saavutada nendes aruteludes see äratundmine, et kõigil on roll oma tegevustes horisontaalsete teemadega arvestada. Ja võib-olla selle soolise võrdõiguslikkuse teemal, Kätlin võib mind nagu korrigeerida, aga minul on aeg-ajalt nagu see tunne, et ikkagi liiga palju näekse seda sellise Sotsiaalministeeriumi eksklusiivteemana. Et need on teie inimesed, teie probleemid, et toimetage ja tehke. Aga samal ajal tegelikult king pigistab võib-olla kuskilt hoopis teisest valdkonnast, et me peame nagu ühiselt suutma ka mõnes mõttes teha seda huvikaitsetööd niimoodi, et Sotsiaalministeeriumile soolise võrdõiguslikkuse teemadel on vaja vähe nagu veenda meid, et see on oluline. Et võib-olla ka muude nende partnerite nagu veenmine võiks olla selline hea ja sihikindel nagu töö. Tulevikus kindlasti seda on vaja. Jah, ja ühe asja ütlen veel, et see inimeste heaolu ajas kasvab ja paraku nagu ütleme, et üks murekoht on meil see, et meie investeeringud tervikuna sotsiaalsesse kaitsesse on Euroopa Liidus ikkagi ja ka OECD riikide seas suht madalad. Mis omakorda tähendab seda, et ootused suurenevad ja siis see lõhe nii-öelda nagu võib-olla riigi pakutava ja inimeste nagu ootuste vahel kipub suurenema. Kui me siin nagu suuremaid investeeringuid ei suuda läbi rääkida, nii et see heaolu arengukava peaks olema ka selline platvorm poliitikutega kommunikatsiooniks, et mida siis me saame nagu nii-öelda inimestele või millist nii-öelda heaolu me saame inimestele nagu nii-öelda lubada ja mis peaks olema nende roll, mis peaks olema siin riigi või kohalike omavalitsuste roll. Nüüd omavalitsuste käes on selline pool rehkendust vähemalt, et meil on väga selge kohalike omavalitsuste autonoomia, sotsiaal- ja ka muudes teemades. Ma ütlen, et on mingid ülesanded tõesti väga suuremahuliselt kirjutatud ära, et kirjeldatud, et mida peavad omavalitsused tegema. Ja ma siin räägin rohkem natuke sotsiaalvaldkonna fookusega, kuna minu ameti ülesanne on rohkem sotsiaalvaldkonnaga tegeleda, et Sten peaks rääkima siin, Sten Andres Eerlik peaks rääkima tööpoliitikast rohkem. Aga ega tegelikult omavalitsustel ei ole ju ka takistust teha rohkem. Ja nüüd siin me minu arust oleme üsna jõudsalt omavalitsustega üksteise mõistmise teele asunud, et me siin viimase paari aasta jooksul teeme väga tihedat koostööd ja oleme tegelikult jõudnud sinna, et me saame üksteist palju paremini aru. Küll aga see erisus, mis on erinevates teenustes ja lähenemistes kohalikes omavalitsuses, kes nagu mõtleb ennetamisele, kes mõtleb ainult miinimumile, kes arendab mingeid asju edasi, et see erisus ei ole meeltmööda meile. Et me tahaksime, et oleks ühetaolisem, et inimesed ei peaks nagu nii-öelda erinevates omavalitsustes liiga palju siis nii-öelda ütleme teistsuguseid asju saama. Ja et see toetus oleks piisav. Võib-olla selline üks selliseid märgilisemaid võib-olla selliseid arenguid on olnud ka see, et on ka esimesed nii-öelda kaasused ka nii-öelda ütleme kohtu kõik astmed läbi käinud, et milline peab olema siis see teenus, mis siis sotsiaalvaldkonnas pakutakse ühes või teises omavalitsuses, millal see võib algada, millal see võib lõppeda. Et neid juba on, nii et ühiskond tegelikult selles osas nagu küpseb ja tegelikult omavalitsusi, kes võtavad sellist vastutust meelsamini on palju rohkem. Vananeme me kõik hirmsa kiirusega ja see paneb pitseriga sellele heaolu arengukava diskussioonidele. Et vananeme, me ise isiklikult võib-olla ei märkagi, aga ühiskond tervikuna vananeb, mis omakorda tähendab seda, et kui me oleme
päris palju investeerinud just sinna laste ja lastega perede, vanemapuhkuste süsteemi üks heldemaid maailmas ja nii edasi, et selle paindlikkusesse siis vanemaealissusesse ma väidan, et me ei ole nagu nii palju investeerinud. Mis omakorda tähendab seda, et selle kuni 2030. aastani minu väike suke ennustus on, et see paradigma peab muutuma, sest et see vanuseline, ütleme, lähenemine, mis siin võib-olla veel ka kõlab kohati, et pension ja siis aida, et tegeled mingit vaikselt maal mingite asjadega nii-öelda, et see tegelikult on täna juba muutunud, aga see tähelepanu või investeeringute suund nagu nii-öelda sinna peab ka muutuma. Nii et see vanemaealised ühiskonnas aktiivsena tervena vananemine, mina enam ei teagi, mis asi see vanemaealine on. Ma nagu iga aasta, mis mina vanemaks jään, ma keeldun nagu nii-öelda tunnistamast, et ma ise sinna vanemaealist poole nii-öelda liigun kuidagi pidi, ma ei taju seda mitte kuskilt otsast, ma vaatan ka ma ei tea, oma vanemate pealt, minust nemad ka nagu päris täpselt ei saa aru, et nad nii väga vanemaealised oleks. Et ma ütlen, kunagi oli see pensionipiir, oli see maagiline piir, et kus lüliti kes teise asendisse on, et kus siis põhimõtteliselt tegelesid lastelastega ja nii edasi. Täna me vaatame hoopis teisele olukorrale otsa ja see tegelikult nagu läheb sinna, et kõik inimesed peavad olema, neil peab olema võimalus ühiskonnas aktiivse ja tervena osaleda. Peab olema natukene rohkem selle vanemaealiste jaoks kättesaadav ja sellega tegeleb jällegi minu hea kolleeg Sten Andreas. Et kuidas tööelus olla edaspidi aktiivne, kuidas tagada see, et sa ühiskonnas saad nagu panustada ja see on üks selliseid väga olulisi diskussiooni kohta. Võib-olla uue teemana, mitte et nüüd uus teema oleks riigi jaoks, aga ohvriabireform on ka siin toimumas praegusel hetkel, meie võrdsuspoliitikate osakond seda veab. Ja tahame siin ka ümber sõnastada tegelikult kõik need tegevused ja väljakutsed, siis nii-öelda, mis ohvriabi osas nagu on, et eelmise või selle käimasoleva arengukava perioodil on toimunud üks oluline areng, et mida me võib-olla täna enam isegi ei mäleta, on siis naistevastase vägivalla, ütleme, teemade nagu tõusmine mõnes mõttes agendasse ja selle nagu selline püsiv süsteemne lähenemine, et projektipõhisuselt oleme liikunud siis tegelikult riikliku teenuseni. Ja täna enam ei ole nagu seda, kuidas seda öelda, neid kõhklusi, et kas see on teema, ei ole teema, kuidas seda peaks nagu toetama, et kas see on riigile oluline küsimus või mitte. Aga see on võib-olla hea näide sellest, et kuidas võib-olla isegi paari nagu nii-öelda selliste arengukava elutsükli jooksul tegelikult toimuvad päris põhjapanevad muutused selles, et kuidas me mingitele teemadele tähelepanu pöörame ja seda on võimalik teha siis nii-öelda ühise tööna. Sooline võrdsus, kitsaskohad, eesmärgid, stereotüübid, et üldine võib-olla deklaratsioon siin on tõesti see, et vähendada nende soostereotüüpide levikut, negatiivset mõju, majanduslik sõltuvus, et nagu ka ennem rääkisin, et siin tuleb vaadata väga nagu nii-öelda, ma isegi ütleks, et täpselt, kus meil need probleemid avalduvad ja kus see kõik alguse saab, sest et ütleme siis nii, et piltlikult öeldes elukaare viimases otsas tegeleda nii-öelda majandusliku ebavõrdsuse probleemidega tõenäoliselt, seda tuleb teha, aga ega sa seda probleemi peale tekkimist ei lahenda, nii et ütleme, et kogu see loogika peab olema ikkagi seal, et kus probleem hakkab kruvima, tõenäoliselt hakkab ta kruvima juba nendes valikutes, hariduses ja nii edasi, et sealt tuleb peale hakata. See on jube pika vinnaga asi, aga vähemasti võib-olla mõnekümne aasta perspektiivis on siis nagu lootust ka korda saada, kui hakkab tulema nii-öelda nagu põlvkond, kes on nagu teistmoodi siis kasvanud, mis tähendab seda, et see kompenseerimise vajadus nagu sellisel moel nagu võib-olla väheneb. Ala- ja üleesindatus, et otsustusjuhtimistasandid, jällegi võib-olla see on see mõtteviisi küsimus ka, et kuhu sa siis nagu nii-öelda suunad, et mina unistan näiteks sellest, et minu tütar läheb reaalaladele kuskile, ma ei tea, IT-d või midagi taolist tegema. Ma ei tea, kas ma 10 aastat tagasi oleksin niimoodi mõelnud. Et ma arvan, et see käibki nüüd niimoodi nagu kaasas sellega, et need põlvkonnad täna, kes lapsi kasvatavad, nad mõtlevad oma laste tulevikust juba teistmoodi. Natukene võib-olla pikema vinnaga tuleb kaasa see, et mis võimalused on, aga kannatab nagu teha üht-teist küll ja ma arvan, et siin tulebki nagu vaadata ka, et mismoodi siis nagu asju on nagu lahendatud. Et ma arvan, et raske diskussioon saaks olema mingi, ütleme, kui me vaatame nüüd juhtimistasandeid või ütleme neid erinevaid ka siin direktiivi nagu taotlusi, et nõukogude soolist tasakaalu ja nii edasi, et
ma ei tea, Kätlin jällegi võib pärast parandada, aga minu arvates me ei ole siin nagu ülemäära nagu edukad olnud, et me eelmine arengukava pidasime ka seda debatti, et kas näiteks riigi äriühingutes vähemasti võiks olla see nagu tasakaal nagu nii-öelda reegliks. Minu arust me ei jõudnud seal kuhugi, et väga suur vastasseis oli. Ma arvan, et see debatt on nagu selles mõttes vaja pidada, sest et kõhkluse koht on kõige suurem on selles, et aga mis see siis nagu annab, et kui sa nagu automaatselt ütled, et nüüd on nagu sellised nagu numbrid, et mis on palju kõhklusi, et kas selline et lähenemine, mis nagu tundub võib-olla peale vaadates lihtsalt siuke numbriline, et kas see ka nagu sisuliselt midagi väärt on. Nii et siin meil tuleb rääkida ja arutada, minu arvates see arengukava seda formaati pakub. Õiguskaitse loomulikult, sooline võrdõiguslikkuse, õigusraamistik vajab tähelepanu ja ka institutsionaalne suutlikkus, et kuidas me siis nii-öelda suudame panna vastavaid valdkondi selle valdkonna eest seisma. Nii, siis võib-olla siin ma väga pikalt ei peatugi, aga ütleme selline sooline võrdsus kui selline üldeesmärk, kaksikstrateegia, meil on üldine soolõime ja siis on väga spetsiifilised erimeetmed. Me selliselt ka ministeeriumis tegutseme, valime siis välja neid kohti, et kus meil võib-olla on võimalik minna väga süvitsi, on see siis haridus, mingid tööteemad või midagi kolmandat, ja siis teha seal konkreetseid nügimisprojekte ja nii edasi. Ja loomulikult on nagu see, et iga poliitika valdkonna edenemise selline võti on tegelikult ju see, et kõik ümberringi teavad, millest sa räägid. Nagu ma ennist ütlesin ka seda, et kas me nagu selles mõttes vaidleme endiselt, kas palgalõhe on olemas või ei ole, või me ütleme, et okei, ta on olemas ja nüüd lähme siis nagu hakkame sisuliselt vaatama, et kas me saame nagu samamoodi aru, kuidas see kokku tuleb. Et see on selline võib-olla, kuidas seda öelda, mulle tundub, et see on kohati selline võib-olla natukene kergelt, ma ei ütleks, et nagu nii pikaajaline töö või kuidagi, et kipub võib-olla ka kerge tüdimus peale seda sama asja nagu rääkimisel, aga ta on tohutult vajalik, sest et kui sa nagu päevast päeva nagu nii-öelda korruda ei hari, siis nagu terve ühiskond ka nagu samamoodi mõtlema ei hakka. Ja rohkem tähelepanu siis ütleme soogruppide sisestele teistest tunnustest tulenevatele erisustele. Et need on olnud need kõlanud mõtted praegusel hetkel soolise võrdõiguslikkuse poliitika lähtekohtade osas. Nüüd ma saan aru, et mul on aeg otsas, mul ongi ainult paar slaidi ja ma nüüd ütlen kiiresti ära siis selle, et kuidas see protsess välja näeb. Me tahame lõppversiooni valmis saada tegelikult juba järgmise aasta märtsikuuks. Meil väike puhver seal on, sest et ta kehtima peab hakkama, tegelikult hakkab ta siis 23 alguses kehtima meie nägemuses. Siia vahele peab jääma siis nii selle kirjutamine, kui ka ütleme erinevate sihtrühmade ja ka poliitikutega läbi arutamine. Kutsun teid kõiki osalema 14. august arutelupäevale arvamusfestivalile. Laupäevasel päeval on terve üks lava pühendatud heaolu arengukava teemadele. Ja meil on seal 5 erinevat nagu nii-öelda blokki, nii et saate seal osaleda ja ma loodan tõesti, et toote seda oma teemade vaadet sinna sisse. Ja siis kogu selle arengukava juhtimise struktuuri osas, et meil on täna 2-tasandiline juhtimine, aga tegelikult meil on kaasatavaid seal kümneid ja kümneid ja kogu selle koostamise vältel loomulikult me oleme nii laiapõhjalised, kui vähegi võimalik on. Lisaks on meil ka rahvastikupoliitika valitsuskomisjon, millel on koordinatsiooni ülesanne, et siis erinevate ministeeriumite vastavaid tegevusi rahvastikupoliitika teemadel juhtida. Ja nüüd on minu aeg lootusetult otsas, nii et ma tänan teid kuulamast ja loodan, et sellest oli väheke kasu ja kutsun teid üles siis jälgima seda, et mida ministeerium siin heaolu arengukavade kontekst teeb ja teie teemades kindlasti siin Kätlin on võib-olla kõige parem kontakt. Aitäh! Ja ma annan ühe varasema Ariadne Lõnga numbri, võib-olla seda teil ei ole, sest täna me räägime just siit lõpuplokis seda inimõiguste osa ja naiste õigused, me tähistame 230. aastat naiste õiguse deklaratsioonist ühest neist. Et ma arvan, et seda on põnev nüüd sirvida ja vaadata, aga ma arvan, et üks küsimus, kui kellelgi on. Jah.
üks küsimus tuleb Jaa. vist sõna ja kirjanik. Tervist. Tervist, Jevgeni olen. Tere, Jevgeni. Kui rääkida meetmetest, Jah. tehnoloogia roll, kas mõju ja mingi kasu on seal olemas? Ja tehnoloogia rollist siis, et ehk siis, et mõju, et ütleme, noh, kui ma nüüd kiirelt üritaks seda struktureerida, siis ma ütlen, et siin on nagu ütleme need mõjud, mida me nagu täna teame, need nagu nii-öelda mõjud, mida me peaksime võib-olla rohkem tõsisemalt võtma nii-öelda. Et see, mida me tõsisemalt võtma peaksime, on see, et kui me automatiseerime erinevaid nii-öelda ütleme siis lahendusi, noh, on see siis kas või AI või mis iganes nagu nii-öelda tehnoloogiat me kasutame, siis noh, on ju teada, et need soostereotüübid kanduvad ka sinna edasi. Et noh, et a la, et kui noh, ütleme lihtsustatult siis, kui programmeerijad on mehed, siis nad noh, kergelt nagu nii-öelda oma siis selle pildi nagu kannavad ka sellesse programmeerimiskeelde. Ma ei ole nii suur ekspert selles osas, aga ma tean, et me just panustasime Euroopa Nõukogu AI eetika nii-öelda dokumente, et Kätlin oli siin nii-öelda sisendi andja või koondaja. Et need on need ohud, nii-öelda, mida me peame jälgima, sest et me ei looks selliseid, ei kinnistaks neid selliseid võib-olla, noh, täna võib-olla noh, tulevikus mitte kasulikke nagu neid selliseid nagu uskumusi nagu kuhugile nendesse püsivatesse lahendustesse. Ja teine pool, noh, mida mina rõhutaksin siin ja kindlasti neid aspekte on veel, on siis puhtalt oskuste teema. Oskuste teema, noh, antud juhul siis, kui me räägime siin naistest meestest, siis ka kui palju neid oskusi on ja kus sektorites üks või teine nagu nii-öelda sugu rohkem nagu üle esindatud on, kas me nagu nii-öelda, noh, ütleme siis niimoodi, et minu arvates selle arvuti kasutamine ju ei ole nagu, noh, ütleme soospetsiifiline nii-öelda nagu oskus, ütleme siis niimoodi nagu lihtsustatult on. Aga noh, paraku jällegi noh, arvatakse tihti peale, et noh, poisid võib-olla peaksid olema rohkem arvutis või et see on nagu normaalsem on ja kui võib-olla tüürukad on, noh, ja nii edasi on. Et selles mõttes on siin üsna palju nagu selliseid nagu nüansse, nagu mida tuleks silmas pidada, aga minu jaoks kõige nagu tuleviku raames võib-olla kõige suurem küsimus on nagu selles, et kuidas mitte tekitada ebavõrdsust juurde kõikide nende moodsate lahendustega, mis nagu AI tehnoloogial lõpuks põhinema hakkavad.